hea meel osaleda siin ideede arutelus. Et minu idee, ma arvan, ei vaja stipendiumi ei mulle ega kellelegi teisele, et see vajab pigem sellist valitsuse otsust ja siis Justiitsministeeriumi ja Maksuameti vahelist koostööd. Aga siis paari sõnaga ideest lähemalt. Et oma ettevõtja siis karjääri jooksul või kuidas seda öelda, olen kokku puutunud erinevate toetuste pakkumiste ja toetuste taotlemisega ja selle põhjal ja oma siis ka suhtlusringkonna põhjal on välja kujunenud mõned mõtted, et kuidas teha seda väikeste ja kasvavate ettevõtete puhul lihtsamaks ja võib-olla riigile ka odavamaks. Võib-olla need veits sellised out of the box, et arvestades meie Euroopa Liitu kuulumist ja sellist maksusüsteemi ühtlust, võib see olla väheke keeruline teostada. Aga sellegipoolest, millised on siis praegused piirangud, et siin ongi selline aknaklaas kujutatud, kus tennisepall võiks läbi saada, et piirangud on näiteks, et omanikud ei tohi olla juriidilised isikud, nii Tallinna linna puhul, EAS-i puhul kui PRIA puhul on sellised nõudmised. Minu arust väikse ja kasva ettevõtte puhul alati ei ole see oluline, et tihtipeale saavad kaks juriidilist isikut kokku, kes loovad ühise projekti, mingi startupi, seal on selged omandisuhted, et ma ei näe põhjust, miks see peaks olema takistav tegur. Mõnel juhul ei tohi tegeleda, näiteks Tallinna linna töökohtade loomise toetuse puhul ei tohi toitlustusega tegelev ettevõte lisaks tegeleda kaubandusega, nagu Gourmet Coffee näiteks tegeleb, tootmise hulgimüügiga. Et võib-olla mõni on märganud, et on tekkinud uus kohvik KB Platsasse nimega Gourmet Coffee City, et see tekkis siis koostöös ühe investoriga, Kohvekapp, 50% Gourmet Coffee, 50% Kohvekapp. Firma nimi on Gourmet Coffee City OÜ, kuna omanikud on juriidilised isikud, siis ta ühelt poolt ei kvalifitseeru. Kuna uus ettevõte on alla 2 aasta tegutsenud, siis ta teiselt poolt ei kvalifitseeru. Ja kuna omanik ettevõtete kaudu tehes ka ei kvalifitseeruks, kuna mõlemad tegelevad kaubandusega, et ühesõnaga risti-rästi rägastik igasuguste piirangute osas. Et lisaks on tekkinud selline eraldi majandusharu, minu arust niisugune puukmajandusharu nagu projektikirjutusfirmad, mida on sadu, EAS-is töötab 300-400 inimest, ma ei tea küll, kui palju nüüd toetuste väljastamisega tegeleb, aga kas kõike seda on vaja mingisuguse 32 000 eurose toetuse näiteks läbimõtlemiseks ja väljastamiseks, et kõik need piirangud, pluss siis kogu see Mansaft, kes seda jagab, pluss siis projektikirjutusfirmad, ilma kelleta enam hakkama ei saa, kuna neid määrusi on nii palju ja need kogu aeg täienevad. Ja üks ettevõtja oma töö kõrvalt nende komakohtadega ei jõua ja ei peagi ka tegelema ja EAS ja teised on teatud projektikirjutusfirmade puhul ka väga valmid neid toetusi välja andma, et mitte kohtusse minna ja kõik muu selline. Et ühesõnaga, mida tegelikult nagu vaja on, et ütleme, üks piirang veel, et põhivara soetamiseks on enamus toetusi välja mõeldud. Et kui nüüd võtta sellise väikse kasvava ettevõtte näitevaral, siis kui põhivara on juba soetatud, aga käive on kasvanud näiteks 500 000 pealt miljoni peale ja miljoni pealt 1 500 000 euro peale, algselt oli laovaru vaja 50 000 eurot, nüüd on vaja 300 000 euro ulatuses, siis ettemakstud laovaru on kasvanud seal 250 000 eurot, töötajaid on lisandunud ja debitoorsete võlgnike hulk on kasvanud näiteks 30 000 peale 70 000 peale, siis on 290 000 sellist käibevara cash flow auku olukorras, kus ettevõte on näiteks 60 000 euroga kasumis, siis sealt maha võtta, siis negatiivne rahavoog on ikkagi 230 000 eurot. Ei ole vaja osta uut arvutit, tooli ega lauda, ehk siis põhivara. Projektikirjutusfirma sellises olukorras tuleb nõustama, sest ta pakub, et müü oma röstimismasin mingile teisele firmale, kes müüb selle Lätti ja siis müüb sulle tagasi, siis sa saad selle toetuse kätte. No ei taha skeemitada, et minu ettevõte näiteks praegu maksab iga kuu soitsitulu ja käibemaksu umbes 30 000 eurot, et küsimus oleks näiteks selles, et kui on selline kasvava väikse ettevõtte toetus, siis esiteks põhivara ei ole vaja, teiseks ongi küsimus ainult rahavoos ja kas seda ei saaks teha nagu lihtsamalt, näiteks vältides ka EAS-e ja muid, et selle toetuse puhul piisab Maksuametist, kes näeb, et ma maksan 50 inimesele palka, kes näeb, et see on sektori keskmisest kõrgem tasu, järelikult ei ole ümbrikupalkasid, kes näeb, et palju käive on kasvanud ja hetkel näiteks maksuvõlgasid ei ole, veebipõhine lihtne ankeet, et 32 000 eurot isegi mitte saada toetust, vaid võib-olla siis 1 või 2 kuu maksud ajatada ilma siis sanktsioonideta ja kõrgete intressiteta, ilma selleta, et sa oled kuskil läbipostis, et sa ei saa enam Veho või mingist autohooldusfirmast krediiti, kuna sul on ajatatud maksuvõlg, eks ole, ja sa ei saa pangast laenu, kuna sul on ajatatud maksuvõlg. Et siis ütleme,
seal kuu-kahe-kolme maksude ulatuses lükata seda edasi 36 või 60 kuu peale, pärast mida sul jääb kohustus need tasuda, kui sa põhimõtteliselt saadki need tasuda, kui sa oled ise enda jaoks seatud kriteeriumid täitnud ja sa oled oma ettevõtte siis tänu sellele abile ja tänu muudele tegevustele siis edukaks arendanud. Aga ma ei tea, mul väga palju tööriistad siin, mõned vahendid. Et vaja on kellelgi nagu siis mõelda selle peale, et kas äkki saaks seda lihtsustada ja kui keegi selle peale mõtleb, siis võiks olla valitsuse otsus, võiks olla majandusministeeriumi analüüs, justiitsministeerium võiks mõelda selle peale, kas mingi seadusandlus nõuab muudatust, maksuametis võiks olla kontaktisik, kes nagu läbi mõtleks selle ankeedi ja kriteeriumid ja see on lihtsalt sellist heast tahtest ja poliitilisest otsusest siis võimalik sellega edasi minna. Aitäh tähelepanu eest! Aitäh, Annar!